Tere! Mina olen Timo, nagu ka siit slaidi pealt saate lugeda, et täna siis tulin teile rääkima sellest, kuidas meie oma praktikates oleme jõudnud selleni, et me oleme saanud ühe peenra pealt võtta mitu saaki ja lisaks siis sellele, et me sealt mitu saaki saame, me ka järgime siis neid mooduseid, kuidas siis seda teha jätkusuutlikult ja kuidas võtta siis võimalikult efektiivselt seda teha, võimalikult ajasäästlikult ja kõige lõpuks, et meil oleks ka saaki ja kui me seda saaki ka siis lõpuks turustame, et siis meil oleks ka sealt nii-öelda ka kasumliku poole pealt see tegemine. Räägin teile natukene, tutvustan kogu seda meie nagu seda kontseptsiooni ja tegemist ja siis lähme juba natukene rohkem süvitsi nendesse tehnikatesse, nendesse vahenditesse, mida me kasutame ja saame ka näiteid tuua ja sealt siis edasi minna. Nii et loodan, et kõigil on põnev ja huvitav ja kui teil tekib küsimus, siis küsimuste jaoks me katsume rohkem sinna lõpupoole jätta selle aja, et kindlasti ootan ka teiepoolseid küsimusi. Nii. Nii. Ja jõudsimegi siis, et kuidas saada ühelt peenralt mitu saaki, et see on meie fookus täna. Meie alustasime siis meie ettevõtmine Nahisele taluaed ja me alustasime oma tegemist tegelikult 4 aastat tagasi. Ja tulles täiesti erinevalt elualalt, ma olen ise olnud õpetaja üle 10 ja nii-öelda põllumajandusest meil oli ainult siuke mälestus, mis toimus siis, kui vanaema seda tegi ja endal nagu siukest väga konkreetset teadmist selle kohta ei ole, et kuidas see käib. Ja see kõige algus meil oligi see, et meil on vaja teadmisi selle kohta. Meil on vaja saada kõige algsemaid teadmisi, seda, mida me arvasime, neid arvamusi siis kinnitada või ümber lükata ja sellest me siis ka alustasime. Meie otsus saada talunikuks oli siis sellepärast, et see hakkas see koroonal oli ka suur tõuge sellele, et siis sai nagu palju kodus olla ja hakkas natuke meeldima. Aga teine pool oli see, et meie lapsed olid küll väiksed ja kui ma käisin iga päev, ma elan siis, meie ettevõtmine on Tallinna lähedal, 40 kilomeetrit Tallinnast, et kui ma hommikul tööle läksin, siis mu väiksem laps magas alles ja kui ma õhtul tagasi tulin, siis ta juba jälle magas ja mitu tundi päevast möödus autos ja see ei olnud see arusaamine, et ma ei taha seal olla. Esiteks seal autos ja lapsed on ainult korra väiksed ja me tahaks kodus teha. Ja ümber meie maja oli siis 10 hektarit siukest püsirohumaad, mille peale tegelikult ju kariloomi ei võta, sest seda maad on liiga vähe, teravilja ei kasvata, jällegi maad on liiga vähe ja teiseks mõlema nende ettevõtmise juures on need alginvesteeringud hästi suured. Ja mis meil siis sinna maa peale mahtus olid esimese hooga kohe kanad, et me olime kanu enda tarbeks 5 kuni 50, keegi täpselt ju see kanade arv on hästi volatiilne, et niimoodi olime kanu pidanud tegelikult juba 10-15 aastat ja tekkis mõte, et ikka mune jääb üle, siis inimesed tahtsid, et võtame siis kanad, et kanad mahuvad sinna väga hästi. Ja kuidas kadu pidada, oligi kohe meil mõte, et me tahame neid sinna rohumaa peale panna, et see kana on võimalikult selles enda keskkonnas, kus ta nagu on harjunud olema ja kus ta tegelikult ka looduses on. Ja seda me jällegi katsetasime läbi, et me alustasime jällegi väiksemalt ja kasvasime suuremaks. Et siin pildi peal nüüd on näha meil need 2 karjatusmaja, millega siis meie kanad liiguvad iga 2-3 päeva tagant jälle uue maa peale. Nendel majadel on rattad all ja siis me traktoriga liigutame neid ja see annab siis selle võimaluse, et selle kanal on esiteks väga hea elu, see annab võimaluse, et meie munad on väga maitsevad ja see annab ka selle rohumaale, konkreetselt sellele maale, kus annab väga palju tagasi, sest see kana õhutab seda maad, see kana väetab seda maad ja ta sööb ära sealt siis need vajalikud ka putukad ja ussid, mis seal muidu siis elavad. Kanade pool oli üks pool ja kohe nii-öelda, et oli ka mõte, et seal maa peal peab ka kasvama midagi, miks me muidu sinna maasse kõike seda tagasi panema läbi selle kanade töö ja sinna juurde tulid meil ka kohe siis
võib-olla mitte kohe, aga niisuguse kõrvalmõttena tulid ka lõikelilled, sellepärast et lille ilu on meie kodus kogu aeg olnud au sees ja just niisugune nii-öelda vahel öeldakse selle kohta meie puhul niisugune põllulill või talulill, aga tegelikult niisugused lõvilõuad, sinjad, ka siin päevalilled ja kõik niisugused, plussi veel lisaks väga palju ka niisugust looduslikku lille, et kui me võtame siin ka selle lillekimbu, siis siit on ka niisugust täiesti meie looduses kasvavaid lilli sees, punest kuni litterheinani, et kõik niisugused, mis me leiame, annab ka seda ilu sinna juurde. Et tuli ka see lõikelille pool sinna juurde. Ja siin on siis mõningad näidised meie sellest kuidas me oleme siis neid kimpe teinud ja kuidas me nüüd näinud, et siin samas on ka need nii-öelda tulikad sees ja et me kasutame ära kõik selle, mis selle meie 10 hektari peal siis ümberringi on. Et see oli kohe alguses see mõte, et tegelikult seda materjali on seal väga palju ja seda tuleb ära kasutada. Ja siit siis see põhitee oli meil need köögiviljad, kus juurde me jõudsime. Meie köögiviljakasvatus on mahe, et tol hetkel me jõudsime selle mahedani kuidagi hästi loogilist tööd pidi, et me oleme ise kogu aeg selle põllu peal. Me teeme kõike seda tööd seal käsitsi. Ja me sööme nagu see köögivilja ja maheda seos on võib-olla niisugune hästi lihtne leida ka, sellepärast et see on nagu kõige otsesem, et sa võtad selle tomati ju sealt selle oksa küljest ja sa paned ta otse suhu, et kui me võtame siin võib-olla mingi teravilja, siis tal läbib nagu mingeid erinevaid protsesse seal vahepeal, et keegi teda kuivatab ja keegi teda jahvatab ja keegi teda siis kuidagi sõtkub taignaks, et siis kuidagi see seos võib-olla läheb nagu kaugemaks, aga see köögivilja, et kui sa selle porgandi tõmbad sealt maast välja, ta võib-olla isegi on veel natukene mullane ja sa tegelikult ikkagi juba sööd teda, et see mõte, et see köögivili peab olema mahe, oli meil nagu hästi nagu selge. Ja teine asi oli muidugi ka see, et mahedana oli veel võimalik sellele püsirohumaale üldse luua siis köögiviljapeenraid. Et täna meil kahjuks ka seda võimalust otseselt enam ei ole. Köögiviljade poole pealt me alustasime oma köögiviljakasvatust erinevate lahendustega, aga meie mõte oli kogu aeg see, et ka see variatsioon peab olema suur seal köögiviljas. Ehk siis siin täna on meil niisugused Salanova salatit pildi peal väga kenasti näha ja salat on ka üks niisugune asi, mida on võimalik ühe peenra pealt ka palju kordi korjata, sellepärast et tema niisugune küpsemise aeg on võrdlemisi lühike. Või küpsemise, inglise keeles on väljend siis days to maternity ehk siis valmimise või see küpsuseks saamise aeg ja see on üks asi, mis ma tegelikult ka siin näiteks seemnete pakkide pealt või sealt väga ootan, on see, et seal oleks kirjas, nagu, et mitu päeva läheb nagu külvist valmis tooteni, mitte et külva märtsis või aprillis, eks ole, et ja siis saaki saad kunagi hiljem. Ja kui me teame juba neid väga selgelt nagu ajavahemik, et mitu päeva mul läheb selle saagi valmimiseks, siis ma saan ka otsustada seda, et kuidas need köögiviljad meil seal peendras siis järgnevad, kuidas nad üksteise nii-öelda siis järjestuses on ja kuidas me teeme ka seda viljavahetust saame sinna planeerida ja kõike seda. Ja köögivilja puhul niisugune hästi suur nii-öelda siis ampluaa nendest, et meil oligi kuni siis mulle endale meeldib öelda, et kartulist tomatini, et kõike me sinna vahepeale kasvatame, et sinna jäävad siis kõiksugu salatid, maitsetaimed, kõrvitsalised, porgandid, küüslaugud, igasugused asju, et kui me siin esimesel aastal lõpetasime, siis meie kokku müüdavate erinevate tooteid oli 56 erinevat, kus me saavutasime. Eks see plaan niisuguse alustamise koha pealt oli võib-olla natuke ambitsioonikas ja me otsisime ka rohkem seda fookust, et kus me siis, mis nagu meie jaoks toimib, mis meie keskkonnas toimib ja mis ka meie klientidele ja nendele, kellele me siis seda köögivilja pakume, nagu võiks meeldida. Ja oma selle köögivilja ampluaa me leidsime ka siis seda, et meil ongi neid väga erinevaid kohti, et kus me ka seda pakume. Et need on siis kauplused, meil endal nii-öelda siis talus on ka niisugune iseteeninduskauplust, kust iga inimene saab käia ise vastavalt siis hooajalist köögivilja soetada. Kindlasti olid meil mõttes ka see, et restoranid,
sellepärast, et see on see koht, kus meie sellest toidust lisatakse seda lisandväärtust ja antakse need maitsed juurde ja see on ka üks oluline osa. Ja siis eraklient, kes tõesti tulebki, astub uksest sisse ja ütleb, et kuule, et mul oleks nüüd porgandit vaja või et teil on väga maitsvad tomatid, et sooviks neid veel juurde osta, eks ole. Ja kokku meie see pindala, kus me siis oma köögivilja kasvatame, et see on 1,3 hektarit, mis esialgu tundub võib-olla siuke suur ettevõtmine, et põllumajanduse mõttes on see siuke, nimetatakse potipõllumajanduseks või siukses mikroettevõtmiseks, aga meie puhul on teda tõesti palju ja selle 1,3 hektari peal me tegelikult kogu aeg kõiki asju ei kasvata. Et meil sellest väga suur osa on meil ka siukses nii-öelda puhkuses, kus me kasvatame siis erinevaid vahekultuure ja õitsvaid taimi, sest meie nii-öelda siis ettevõtmise juures on veel ka mesilased, need ei ole küll meie omad, aga meie siis üks tuttav tõi oma mesilased sinna, et ka nendel oleks sealt midagi korjata. Ja teine asi, et me anname sellele köögiviljamaale ka puhkust läbi selle, et seal kasvavad ka mitmeaastased nii-öelda siis taimed peal. Ja sedasi me neid maid vahetame, et saada ka sellele maale midagi tagasi anda, kust me võtame. Ja kui me lähmegi nüüd selle kõige huvitava osa juurde, kui see sissejuhatus meil sinna läbi saab, et siis köögivilju me kasvatame niimoodi 3 moel. Ja see on paljustki sellest, et me tahtsime enda jaoks leida seda parimat moodust, et mis meie juures toimib. Ja teisest küljest on ka sellepärast, et meil oli ikkagi see teadmine ja ka tegelikult meie koolidest, kus me ennast harisime, saime selle teadmise, et põllumajandust käib ikkagi suurel määral käib põllu peal ja traktoriga ja künna ja kultiveeri. Ja kuna seda paremat teadmist alguses ei ole, siis me sellega ka lähenesime kogu sellele asjale, ja teine asi, miks nagu siukses traditsioonilisel moel võib-olla kasvatada, et siis peenras kartuli kasvatamine ei olegi nagu äraütlemata mõistlik tegelikult. Sellepärast, et kartuli kasvatamise juures praegu meil ei ole nagu neid paremaid tehnoloogiaid, kuidas teda teha niimoodi, et me seda mulda nii palju ringi ei keera. Ja mõningad asjad, mis meil on nagu siukses suuremas mahus, nagu ka siin on välja toodud porgand ja peet, et siukses klassikalises kartulivaos on neid võib-olla mõnevõrra lihtsam kasvatada sellele, et me saame mingisugused siis umbrohutõrjed teha ära selle traktoriga, ehk siis selle vahelt harimisega. See osakaal meil saab öelda, et võib-olla on nagu järjest vähenenud, sellepärast, et esiteks siuksel väiksel alal kasvatada kartulit me ei suuda olla kuidagi konkurentsis sellega, kes seda teeb suurelt ja nagu sellele spetsialiseerub. Ja teine asi on see, et meie puhul me näeme ka seda, et see maa, kus me seda teeme, et me sellest süsteemist tegelikult üsna palju võtame ära, aga sinna tagasi tuleks kanda. Ja teine variant, kuidas me siis neid asju kohe algust ka hakkasime kasvatama, olid need kaevamisvabad peenrad. Ehk siis inglise keeles on ta no-dig ja see teadmine, see info on meil siis tulnud väga paljustki läbi erinevate lugemiste ja loomulikult väga suurelt siis sellest YouTube'i ülikoolist, et lähed ja vaatad neid lõputuid videosi, kuidas muus maailmas on neid tehtud ja sealt need teadmised on tulnud. Ja siis meie siuke esmane mõte olid nendesse kaevamisvabadesse peenardesse lähevadki rohkem siuksed salatid, tillid, herned, sibulad, roheline sibul eriti. Ja kolmas asi, kuna meie kõik, kes sinna Eesti ilmaga kursis on, siis ju teavad, et meil siukest öökülma vaba aega on nippi-nappi 3 kuud terve aasta jooksul, et see tegelikult kogu meie aastast on väga väike aken, kus me üldse saamegi taimi kasvatada. Ja siis sinna juurde tuli ka see kasvuhoone sellepärast, et ühest küljest oli endal see mälestus, et siuke kodutomat on ikkagi midagi muud kui ükskõik mis poetomat ja teine asi, et ta annabki meile võimaluse ka selle kliima ja selle ilmastiku mõju siin natukene kontrollida ja natukene olla nagu kindlam selle peale, et me teame, et kui me sinna paneme, et siis me saame sinna anda vett, me saame seal tuule eest panna ukse kinni ja palavuse eest teha külje pealt lahti, et kõik see saak, mis me sinna paneme, meil on nagu suurem tõenäosus, et see õnnestub. Ja kaevamisvabad peenrad, et kui me nüüd nende juurde jõudsime, siis seal oli hästi palju erinevat infot
et kuidas seda teha ja mismoodi seda teha ja miks ta nüüd hea on, siis me katsetasime erinevad läbi, et see kaevamisvaba peenra sihuke põhimõte on see, et me seda peenart kunagi ringi ei kaeva. Ja mis see teeb sellele peenrale on siis see, et mulla kapillaarsitemed, kus liiguvad vedelikud, kus liiguvad toitained, me ei lõhu neid ära. Ja selles samas peenras elavad ka seeneniidistikud, mis tegelikult juhivad neid, ka seda niiskust, mis juhivad neid toitaineid, ka neid me ei lõhu ära, sest need on tegelikult silmale nähtamatud osakesed, mis on mulla tervise juures nagu üli olulised. Ja kuidas seda kaevamisvabat peenart siis rajada? Et kõige sihuke efektiivsem meetod, mis me siis lõpuks leidsime läbi erinevate katsetuste oli see, et sellele samale rohumaale, kus meil siis suurem rohi oli pealt ära niidetud või maha tallatud, sinna me panime peale ehituspapi. Ja see ehituspapp on siis ainult selle pärast, et ta surub alla siis selle, mis seal all kõik kasvas, selle rohttaime ehk siis selle oraseina, mis seal oli, selle võilille ja kõik see muu, mis sealt siis tuli. Ja selle ehituspapi nagu eelis oli ka see, et see ehituspapp oli täpselt õige laiusega, et me nägime, et see on peenra laiune ja paneme selle sinna maha ja sinna ehituspapi peale tuleb siis kompost. Ja nüüd sellel kompostil on selle peenra rajamise juures nagu üli oluline osa, sellepärast et sellest sõltub see, kui palju sa pärast pead tööd tegema hakkama. Esiteks, et see kompostikiht peab olema piisavalt paks. Et kui see papp selle esmase rohusel ära lämmatab, siis pärast seda, kui see papp selle komposti all kõduneb ära tegelikult üsna ruttu, et see kompostikiht oleks piisavalt paks, et sealt ei tuleks läbi enam seda uut umbrohtu, et ta ei jõuakski sinna ja kuskil 10-12 sentimeetrit on siuke ideaalne juba paksus, et sealt ei tule enam läbi seda. Nüüd see kompost, kui osta päriselt nagu kvaliteetne kompost, siis selles kompostis ei ole ka umbrohuseemneid sees. Ja see annab seda, et meil juba see rohimine, mis see umbrohuseemne pank on niivõrd väike, et seda rohimistööd jääb nagu oluliselt vähemaks. Nüüd, kui selle papi peal on meil siis pandud see muld või see kompost ära sinna peale, siis järgmine koht, mis ka kunagi ütles Eeva Luigas Maahommiku saates, et aianduses kõige lollim töö on peenravahede rohimine. Ja see oli meil kohe järgmine mõte, et mis sealt saab. Ja peenravahedele siis on see lahendusena läinud meil sinna puiduhake. Ja see hakkepuit annab meile nagu väga palju lisaks sellele, et sealt tuleb vähem rohtu läbi või kui seda on ka piisavalt paks kiht, jällegi siuke 10 sentimeetrit, siis see umbrohi ei saa sealt läbi. Ja teine asi, ta annab meile ka puhta peenravahe. Ehk siis ka vihmase märja ilmaga sa saad käia seal tegelikult täitsa kas või plätuga või niimoodi, et sul ta on puhas, ta ei määri ära, sa ei tassi seda laiali. Ja teine asi, mis ta teeb veel lisaks sellele on see, et ta hoiab seda komposti struktuuri koos. Et muidu see peenar vajub laiali, aga kuna see hakkepuit ja see kompost on ühe kõrgused, siis nad nagu hoiavad kogu seda nii-öelda vormi nii-öelda koos. Ja kuna kaevamisvabal peenral me seda kunagi ringi ei keera, seda peenart me enam teda nii-öelda ei kaeva, siis ja sinna peale lähevad meil siis need köögiviljad kasvama, siis tahes-tahtmata aeg-ajalt tuleb seda uuendada. Ja kui meie esimene kiht, mis me sinna kaevamisvabasse peenrasse oli siuke 10-12 sentimeetrit, siis edaspidi seda komposti lisada on siuke, oleneb jällegi, mida sa seal kasvatad, et kas ta on siis tahab palju toitaineid või vähem toitaineid, et siuke kas siis aastas 2 sentimeetrit juurde panna, peale vedada või ka üle aasta, et oleneb, mis need taimed seal parasjagu peal on. Ja see annab meile ka võimaluse, et kuna me kasvatame nüüd neid taimi seal kompostis, siis tegelikult see on väga viljakas see pind. Teine asi, mis ta teeb, et komposti vee omamisvõime on nagu väga suur. Et kui sa kastad seda mulda, siis tihtilugu see vesi läheb sealt mullast läbi, aga kompostis on väga palju sees siis seda orgaanilist materjali ja üks huumuse osake hoiab tegelikult 4 osakest vett kinni. Ja see on nagu väga lihtne nagu selles suhtes arvutus, et kui sa suudad oma huumuse osakese sinna juurde panna, siis saad 4 osakest vett rohkem kinni hoida. See tähendab seda, et see vesi ei liigu läbi mulla ja ta ei aura ka sealt välja niimoodi, vaid see vesi jääbki sinna peenrasse. Ja kuna seal peenras on toitaineid palju,
seal on vett palju, siis ka meie taimede tihedus võib olla oluliselt tihedam, kui ta on tavamullas. See tähendab seda, et teine asi, mis meil hakkab kohe umbrohtude vastu võitlema, ongi see tihe taimestik seal peal. Ehk me istutame selle kapsa, selle salati, selle peedi põhimõtteliselt külje kõrvale ja isegi kui satub meile siis läbi tuule, läbi lendlamise sinna peenrasse mingisugust umbrohtu, siis ta ei pääse löögile, sellepärast et see kultuurtaim on seal juba nii suur peal. Ja siit on siis pealtvaade sellest, et kuidas meie siin on praegusel hetkel meie lillepeenrad peal, et kuidas nad siis ka keset suve välja näevad, et tegelikult seda tööd on alguses võib-olla rohkem, aga see investeering tasub ennast ära, et me saame sealt nagu neid pärast neid vilju lautida. Köögiviljade puhul ja kui me räägime sellest, et me tahame sealt mitu saaki võtta, on standardid väga olulised. See tähendab seda, et peenrad peaksid või võimalusel võiksid olla kõik ühesuurused. Ehk siis ühe pikkused, ühe laiused. See annab mulle võimaluse see, et kõik minu katteloorid saavad olla ühepikkused. Kõik minu kaared, mis ma sinna peale tean, ma tean, et mul peenra peale läheb 11 kaart, ma võtan need kaasa, need ma saan kõik sinna ära panna, jagada need laiali. Ma ei pea mõtlema, et see oli selle peenra kate, too oli teise peenra kate. Ja samamoodi see annab mulle väga hea arvutuse see, et mul on vaja panna 3 peenart salatit, mul on vaja nii palju seemet, sest ma tean, et sinna mahub täpselt nii palju taimi. Ja läbi selle me saame ka arvutada väga selgelt välja selle, palju meie näiteks aastane seemnekogus on, palju meil sinna vaja läheb. Ja palju me ka neid taimi sinna siis istutame. Et kui eelmised pildid oli näha, et meie taimed olid või peenrad sellises sirges reas, siis ka see on nagu oluline, et nad oleksid nii-öelda ka silmale ilus vaadata ja et seal vahel ka liikumine oleks kergem. Et kui me räägime, et kogu see tegevus käib meil tegelikult üsnagi käsitsi, sest et üks põhjus on see, et see algne investeering on sellel juhul väiksem ja teine asi on see, et kui me läheme sinna masinaga peale, siis me tallame ka selle mulla kinni ja jälle me tapame ära sealt selle seenestiku, see mikroobi taha seal elada, kui see maa on kinni tallatud. Ja kuna ma käsikäruga seal vahel pean käima, siis sihukest slaalomit sõita on ka seal keeruline. Et selles suhtes meil on ka peenrad erinevat pidi, aga nad on ikkagi kuidagi sedasi nii-öelda ühes reas ja et seal oleks nagu lihtsam liikuda vahel. Nüüd selleks, et jällegi ühel peenral mitu saaki võtta, seda saab ka teha igatepidi, aga selleks, et oma aega kokku võtta ja ka aega kokku hoida, on meil vaja nii-öelda kasutada natuke targemaid vahendeid. Ja see on kindlasti üks asi, mis on väga palju sellele juurde aidanud. Et üks asi on siis siin parempoolsel pildil on siis Youngseeder, ehk ta on siis käsikülvik. See on siis see ei ole nagu selles suhtes mingisugune uus leiutis või pigem on ta sihuke vana, ka ammu unustatud vana, et on täiesti tavaline ketaskülvik tegelikult, aga nüüd ma ei pea seda traktori järgi võtma, saan oma seemned sinna sisse panna ja kui ma nüüd lähen oma porgandit näiteks külvama, porgand on ju taim, mida ette kasvatada nagu ei saa, teoorias tegelikult saab, aga ei ole mõtet. Et siis täna selle külviku ketastega on mul võimalik mängida seda, et ma lähen porgandit külvama niimoodi, et mul porgandiseeme on 38 mm tagant. Iga seeme. See tähendab seda, et ma hoian kokku juba meeletu aja selle pealt, et ma peaks hakkama porgandit harvendama. Ma hoian kokku meeletu aja või isegi raha selle pealt, et ma ei pea seda porgandiseemet nii palju ostma, sest ma tean, mitu grammi sinna vakku või sinna peenrasse läheb seda. Ja ma saan selle kohe panna maha õige tihedusega. Ja lisaks porgand on üks näide, et ka neid samu nii-öelda köögivilju ja väga lihtne näide on ka redise külvamine, et redis kasvab otse seemnest väga hästi, tema seeme on väga kenasti ka enam-vähem ühtlase suurusega ja me saame ka selle maha panna lihtsalt otse külvates sinna põllule. Teine osa siis sellest on paper pot transplanter, et selle kohta mul on siin ka kaasas ja siis ma kohe näitan natukene, et kuidas see toimib, aga selle mõte on jällegi see, et ma saan külvata seemned ühe korraga 256 seemet ühe aluse peale. Meil ei ole need üksikuid potikesi, üksikuid neid topsikuid, kus ma need panen, vaid see käib 256 seemet ühe korraga. Et ma nüüd natuke näitan.
et kõik algab siis siuksest pabervõrgust ja kui ta niimoodi nähes on nii-öelda siis siuke liistakas, siis tegelikult lahti tõmmates on ta tegelikult siuke kärg. Selle kärje me saame täita mullaga. Selleks on jällegi kaks abivahendit, kus need tegelikult lähevad selle paberkärje sisse ja aitavad selle meil lihtsalt lahti tõmmata. Ja sel viisil me saame ta täiesti lahti tõmmata ja siin on siis 256 erinevat seda nii-öelda taskukest, kus ta siis see seeme hakkab kasvama. Praegu, kui ta on kärg, siis kui teda otsast hakata arutama, siis ta tegelikult läheb lindiks lahti. Ja konkreetselt selle lindi nii-öelda siis iga selle kärje vahe on 5 sentimeetrit. See tähendab seda, et kui ma tahan istutada taimi maha iga 5 sentimeetri tagant, siis ma panen igasse sellesse auku seemne ja need taimed pärast ma tõmban ühe korraga maha ja täpselt selle, mis siis siin vasaku pildi peal on, selle jaoks on jällegi eraldi külvik. Et siin väga lihtne näide oli sellest, kuidas see oli üle-eelmine aasta vist, kus meil oli minu ema ja mul naise ema ja isa käisid aitamas peete istutada põllu peale. Ja nad istutasid, ma ei tea isegi palju neid vagusi oli, palju nad istutasid, aga nad istutasid päev otsa ja kolmekesi kõike seda. Ja kui me siis järgmine aasta tegime neile selle süsteemiga, siis ma arvan, et need kõik selle sama asja ma tegin üksi ära ja kuskil tunni ajaga. Et selline oli see reaalne aja kokkuhoid. Ja selle pärast selle taime maha panemine on lihtsalt selle külviku järgi vedamine üle selle põllu. Ja kõige keerulisem osa ongi, et sa pead käima neid reste kogu aeg ette toomas, sest need jooksevad sinna maha. Ja see taim istutatakse sinna maha ühe korraga, tehakse see vagu ette, pannakse see taim maha ja tõmmatakse ka muld peale, et see masin teeb selle kõik ära. Et kui me räägime nüüd sellest, et kuidas me sinna jõudsime, see algne investeering, et kogu see süsteem tegelikult maksab üsna oma jagu, et see on isegi mitu tuhat, aga kui me võtame selle, et me saame juba ühe päeva pealt hoida kokku selle, et 3 inimest teevad kas päev otsa või üks inimene teeb tund aega, siis see on tegelikult kui me tõmbame joone alla, siis arvutus tegelikult käib üsna lihtsalt. Ja tänu sellele, et me saame sükest süsteemi kasutada, tänu sellele me saame ka hoida seda aega kokku ja panna ühele samale alale ka mitu erinevat taime kasvama. Nüüd, kuidas lisaks veel sellele, et see taim läheb lihtsalt maha, lisaks on ka seda ka seemet siia lihtne panna. Et selleks on meil ka veel järgmine seade. Et on selline plaat, siin peal on topeltaugud ja kogu see külvamine käib sedasi, et kui me see resti tõmbame laiali, paneme selle mulda täis, siis siia peale paneme seemned. Raputame siin peal neid seemned nii kaua, et igasse auku läheb üks seeme ja pärast, kui ma vajutan selle 2 klaasi 2 korra, siis need seemned kukuvad kõik ühe korraga ja see asetus on täpselt sama, mis sellel restil, nii et ka 256 seemet ma panen ühe korraga maha. Ja kui me räägime nüüd siin mingitest väiksematest seemnetest, kapsaseeme on eks ole väike ja redise seeme on ka väiksem, siis tegelikult ka seda seemet on müüa juba nii-öelda ballastiga seeme. Ehk see seeme on pandud graanuli sisse. Seal on ümber tegelikult täiesti tavaline savi. Ja see savi on siis pandud selle seemne ümber, et see seeme oleks kõik kindla mõõduga. Näiteks meie puhul see seeme on, iga seemne läbimõõt on 3 millimeetrit. Ma tean seda. Et sest kapsa või redise seeme võib olla ka tegelikult ju alla millimeetri ja võib olla üle millimeetri, mis iganes see suurus. Osade salatiseemned on väga väiksed ja veel lapiku kujuga aga kui ta selle graanuli sees on, siis see graanul on täpselt sama suur, kui on selle nii-öelda selle pleksiklaasist seadmeauk ja igasse ühte mahubki ainult üks ja mul ei teki ka seda võimalust, et ma sinna topeltseemneid panen sisse. Nüüd ülioluline osa selle asja juures on tegelikult see, et me kasvatamegi kõik taimed ette endal. Et me kasvatame ette endal sibulataimed, me kasvatame ette endale salatitaimed, me kasvatame isegi hernetaimed ette endale ja see on üks asi, mis annab selle võimaluse, et me saame oma hooaega pikendada. Et kui kõige esimene asi, mis meil juba kannatab külma, läheb põllu peale maha, on redis. Et redist saab külvata juba siis, kui muld juba natukene kannatab, et teda külm ei häiri, 3-4 kraadi külma ei muuda mitte midagi, siis kui see redis läheb sinna taimena maha,
siis see redis tegelikult, redise valmimisaeg on 35 päeva seemnest kuni valmistooteni. Siis tegelikult 2 nädalat, 2,5 nädalat on see redis mul juba toas kasvanud. See on see aeg, kui muld veel on külmunud ja tegelikult ma teda veel maha panna ei saaks. Aga see redise taim on juba siuke täitsa paras poiss, kui ta sinna mulda läheb ja ma olen võitnud juba 2, peaaegu 3 nädalat seda nii-öelda kevadist aega. Sel ajal, kui ma tean, et nii 35 päeva redis saab siis valmis, okei, peale redist ma tahaks sinna panna herne, sest herneks on see paras aeg. Nüüd ma võtangi sel hetkel, kui ma redise maha panen, ma saan juba herne panna tuppa kasvama. Siia samma selle resti peale panen herne tuppa kasvama. See annab mulle selle, et mul saab nüüd, redis saab nüüd 2-3 nädala pärast valmis, selleks ajaks on mul hernes juba siuke täitsa 10 sentimeetrit pikk ja ta läheb maha. Ja teine asi, mis annab selle taime ette kasvatamine, redise puhul nagu väga selge on, mis meil rapsi kasvatajate poole peal on ju ka suur mure, on näiteks maakirbud. Et nad söövad, kui sa paned redise otse seemnest maha ja see ei ole kuskil kasvuhoones või kaitstud kohas, siis, ja meil kõrval on rapsipõld, siis maakirbud tuleb panevad kõik nahka. Ja kõige olulisem on see, et see taim saaks üle sellest idulehe faasist, sest kuni idulehe faasini taim kasvab juurevarude arvelt. Ehk siis, või sellest seemnevarude arvelt, sellest energiast väga palju, mis tal seemne sees on. Ta ei ole jõudnud endale veel juurt nii võimast alla kasvatada, et ta mullast saaks energiat kätte. Kui me jõuame taimega idulehe faasist edasi juba päris lehe faasi, siis tal on juured all, ta saab ka toitainet mullast ja kui see maakirp tuleb siis ja sööb selle redise lehti seal, siis redis elab selle üle, ta võib-olla natuke põeb, aga ta kasvab ikkagi ülesse. Ja tegelikult annab ka juba see sama süsteem, et me taimed ette kasvatame, annab meile ka võimaluse selleks, et me saame ka nii-öelda selle taimekaitse mingisugused kohad nagu natukene rahulikumalt võtta. Et me ei pea selle peale nii palju mõtlema. Nii, nüüd on hernes maas. Hernest ma tean, et ma saan korjata siis võib-olla 2 korda. 3. saak on juba siuke natukene võib-olla kesisem. Aga ma tean ka seda, et kui see hernes saab valmis, peale hernest ma saaks panna sinna samma peenrasse tegelikult salati. Ja salati valmimisaeg on siuke, oleneb salatist, keskeltläbi siuke 50-60 päeva ja salatit ma võin kasvatada seal selle sama resti peal ette juba tegelikult kas või 4 nädalat. Et 4 nädala jooksul tal saavad küll sellest väiksest, sellest ruudust saavad küll toitained otsa, et ma pean siia natuke andma siis seda kompostivedeliku juurde, et see on siis sellest samast kompostist me saame teha leotist ja sellega kasta ja me saame sellele taimele anda natuke veel juurde, aga jällegi selle sama peenra peal tegelikult kasvab nii-öelda 2 saaki korraga. Üks kasvab mul siis kas kasvuhoones riiulis, kui on juba ilusad ilmad või enne seda, kui külmad ajad, kasvab ta mul toas riiulis, kus on lambi all. Ja see annab nagu võimaluse, võib-olla ongi kohe küsimus, et tee uus peenar nagu, et saad korraga maha panna, et ei ole nagu toas lambi all vaja kasvatada. Aga see tähendab seda, et mul on vaja topeltkomposti. Mul on vaja kedagi, kes seda topelt rohib. Mul on vaja kedagi, kes seda topelt sinna veab, seda haket sinna vahele. Samamoodi mul on vaja topelt katteloore, topelt neid kaari sinna peale. Mul on vaja kastmisvoolikuid vedada poole kaugemale, kõik need asjad. Ja tegelikult selle sama maa peal ma suurendan enda töömahtu oluliselt rohkem sellega, et ma teen lisapeenraid, kui see, et ma kasvatan neid taimi ette. Ja teine asi, mis annab taime ette kasvatamine, on ka see, et kui me näiteks salatitest räägime, siis kui see salati pea, mis siin ka alguses pildi peal näha, et on siuke, teinekord siuke isegi 20 senti läbimõõdus, et kui ma sinna panen taime, siis ma olen oluliselt kindlam, et see taim kasvab selle koha pealt ja üles, et see auk on mul täidetud. Kui ma panen ta sinna seemnest, kui ma panen ta sinna kuidagi muud moodi, siis tihtilugu jäävad ikkagi need tühjad augud vahele sinna. Ja sellest tühjast august jällegi lendub tuulega, eks ole, umbrohi, hakkab seal kasvama, lendub samamoodi, ei ole ta nagu kasutuses see koht. Ja mis selle kaevamisvaba peendra veel üks nagu mõte on kogu selle asja juures, et me istutame need taimed sinna, on see, et kui me selle taime sealt ära koristame, siis me ei tõmba selle taime juurt välja. Vaat alati me lõikame ära taime mulla pinnalt. Ja selle mõte on jällegi see, et kuna see kompost on tegelikult väga elus, seal on väga palju baktereid sees, seal on tegelikult meeletult vihmaoisse sees ja kõik need bakterid ja vihmaossid tahavad midagi süüa. Kui me sealt kogu aeg juured välja kisume, arusaadav, miks me oraseina juure välja võtame, sest me ei taha seda seal, sest ta muidu hakkabki seal elama. Aga kui ma selle salati pealt ära lõikan, siis kogu selle juur, mis seal on, see jääbki nendele bakteritele, sellele vihmaossile söögiks ja nemad toodavad jälle meile juurde seda, millest need uued taimed saaksid seal siis elada. Teine asi, mis me siis avastasime, on jällegi see, et me rääkisime siin katteloorist, aga katteloori asemel oleme me hakanud kasutama siukest toodet nagu multikliima.
kohati ka mikrokliima all nimetatakse teda, et jah, lapsel on mitu nimi, aga ta põhimõtteliselt on siis mitte enam, kui katteloor on nagu kangas, siis tema on nagu võrk. Ja mis selle võrgu eelis võrreldes kattelooriga on see, et seal all ei lähe asjad auduma ja siin ei teki kondentsi. Ja ka kirjade järgi peaks ta tegelikult ka rohkem sooja hoidma ja kui katteloore peab käima ka sükeste soojemate ilmadega pealt ära kiskumas ja maha panemas, siis tegelikult see võibki sinna peale jääda. Ja sealt läheb ka vesi paremini läbi, et kui me räägime pealt kastmisest mingisuguse sprinkleriga, et siis me saame ka seda seal teha. Ja selle multikliima pluss on ka veel see, et kui me räägime näiteks kapsaste kasvatamisest ja kõigest sellist, siis kõik see kollane liblikas, kes meil siin ringi lendab, kes on nagu väga tore, siis ka tema ei lähe sellest läbi. Et me hoiame ka teatud aegadel seda nii-öelda putuka kaitsena peal. On ka eraldi saada veel täiesti putukavõrgud, mis on ka veel peenema silmaga, sealt ei saa ka tegelikult läbi isegi, kui me porgandi puhul räägime, siis ka porgandikärbes ei mahu sealt läbi ja need on tegelikult siin viimasel ajal hakanud järjest rohkem ka peale tulema, et kui meie otsisime neid asju, siis neid tooted me saime Lätis, sellepärast et Eestis siukses kohas või siukses mahus ja siukses hinnas neid ei müüdud, nagu siin vaja on, aga nüüd on hakanud ka järjest siia poole tulema ja järjest ka koduaednikele, et järjest enam tuleb peale. Nüüd vahenditest veel, et kuidas seda kliimat pikendada. Üks asi on see mikrokliima, mis saabki selle peenra peale panna. Siin peenra nendeks kaarteks ei ole ka midagi keerulist, vaid on lihtsalt 4 millimeetrine siis tsingitud traat, seda müüakse keras mitmekümne või mitmesaja meetri kaupa, oleneb kui palju vaja on ja sellest saab lõigata paratükid. Et kui me täna räägime, et see peenar, mis meil täpselt on, see standardist, meie peenrad on kõik 75 sentimeetrit laiad ja meie peenrad on kõik 10 meetrit pikad. Kui meil on 75 sentimeetrit lai peenar, siis sinna peale läheb meil 1,5 meetrit seda katteloori või seda multikliimat ja see traat, mis sinna peale läheb, on ka 1,5 meetrit pikk. Et need on kõik jällegi ühe suurused mõõdud, et ma saan neid mõõta ja kui me täna võtame ka seda ka katteloorist, tegelikult teda müüakse, eks ole, 1,6 meetri laiuses rullis ja ma ei pea teda kuidagi nagu lõikama eraldi või kuidagi tükiti tegema, et need kõik mahuvad sinna ilusti peale. Ja teine asi, mis me jällegi avastasime, mis hoiab meeletut aega ja tööd kokku, on see, et kuna see multikliima on võrk, siis katteloorile kõik ju teavad veaoksi ja kive ja mis sinna tehakse liivakotte, mida sinna äärte peale veetakse, et need ära ei võiks, siis sellest võrgust saab panna läbi klambri. Ja see on siuke 10 sentimeetri pikkune klamber, mis on lihtsalt siuke U-kujuline klamber, neid meil ka juba tänapäeval poes müüakse ja see multikliima ei lähe katki, sa saad selliselt läbi torgata sinna mulla sisse ja kui sa pärast need pead ära korjama, sul on siuke peotäis neid klambreid terve selle 70 peenra peale, et sul on see neid kive vedada sinna ja pärast need on sul jalus ja siis sa vead seda komposti sinna peale ja siis jäävad nad sinna peenrasse, et kõik need mured ka lahendasime nagu läbi selle ära. Järgmine siis asi, mis me mõtlesime, oli see, et olgu peale, aga võib-olla osadel taimedel on veel nagu rohkem vaja kui seda multikliimat ja sinna me jällegi, et me saaks seda hooaega pikendada, et me saaksime ka peale siis seda hernest tuli salat, et peale salatit me saame sügisel teha ka veel tegelikult ühe ringi redist, siis on 4. saak, mis me selle sama peenra pealt võtame. Et võib-olla sealt natuke ei puudu, on võib-olla natuke kile peale vaja. Ja teine asi, kuhu kile peale on vaja, eks ole, on ka need kurgid, paprikad, igasugused siuksed, kes ei vaja väga kõrget sidumist, aga samas nad tahaksid nagu rohkem sooja, kui meil suvel on. Selle asja nimi on siis Caterpillar tunnel, et kui YouTube'is seda otsida, siis on väga hästi leitav ja selle tunneli siis mõte on jällegi see, et see on tehtud nii-öelda olemasolevatest vahenditest. Et täna selle nii-öelda siis kasvutunneli kaare pikkus on 6 meetrit, see on standardtoru pikkus, mis meil leti pealt müüakse. Selle saab ära keerata täiesti, kui ta on õhukese sõinaga toru. Me ise keerasin siis batuudi tükkidest tehtud rakise abil need kaared valmis ja sinna peale läheb kile kinni. Ja seda ei pea kuidagi kinnitama sinna, meil see kile on seal lihtsalt nööriga peal kinni. Et kui jällegi minna YouTube'i vaatama, seal on väga palju õpetusi, kuidas seda teha ja väga palju neid ideid. Ja teine asi, kui me räägime, et meie see kiletunnel on 30 meetrit pikk ja 4 meetrit lai, siis selle tunneli, siukse tunneli hind on kuskil 500 €. Koos kile, koos torude, koos nööride, kõige sellega. Mis on
üli tegelikult kasvuhoone mõttes üliodav hind. Ja kolmas asi, mis selle tunneli puhul on veel eelis, ta ei ole seal maa küljes kinni kuidagi. Et maa peale ta kinnitub siis niimoodi, et meil on löödud lihtsalt siis vardad maa sisse ja need torud tõstame varraste otsa lihtsalt. Ja see annab meile ka selle, et kui täna meil on siin näiteks kurgid peal, meie kurgid saavad ükselt läbi ja ma näen seda, et mul teises kohas põllu peal on vaja näiteks katta kilega, sügisel väga lihtne, et lilled astrid on vaja kinni katta, sest vihm rikub nad ära muidu, siis ma võtan need kaared ja viin siin astrite koha peale, et ma ei pea astrid tooma enam kasvuhoonde, ma viin kasvuhoone astrite juurde. Või siis mis iganes see sügisene salat on seal või mis selle ilma eest nagu kaitset vajab. Ja läbi kõigi nende nii-öelda siis komplekssete lähenemiste me olemegi jõudnud sinna, et me saame sealt peenrast siis mitu saaki. Muidugi kogu seda kõike toetavad ka need kanad. Et kui meie kanad on suvisel ajal rohumaa peal, siis talvel nad kahjuks rohumaa peal ei saa olla, sest rohtu meil talvel ei ole. Siis talvel need kanad on seal kasvuhoones, kus meil on siis suvel sees tomatid. Jällegi me oleme kasutanud ära selle ruumi kahekordselt. Ja mis see annab meile, kuna talvel meie kanad on seal kasvuhoones sügava allapanu peal, siis sellest samast sügava allapanust, mis on siis turba ja saepuru peal ja kanasõnnik, me saame teha ise komposti. Ja see kompost on jällegi umbrohuseemne vaba. Sest kui me võtame ükskõik mis mäletseja komposti, et kui me võtame maltsaseeme, eks ole, väga lihtne on see, et üks maltsa taim annab 100 000 seemet. Ja 100 000 seemet jäävad elujõuliseks 40 aastat. Ja jäävad elujõuliseks ka siis, kui on käinud läbi lehma. Et kui me ei võta seda siis rohusööja sõnnikust tehtud komposti ja ei siis lase seda temperatuuri teatud kõrguseni, siis kahjuks umbrohuseeme jääb alati sinna sisse. Aga kana puhul meil seda ei ole, et me saame ka läbi selle komposti. Ja läbi selle on meil tekkinud ka selles kogu selles siis meie nii-öelda ettevõtmises ka siuke ringmajandus, et kõik need köögiviljad, mis on koledad, mis on kuidagi katki, mis lähevad käest ära, nendest me teeme siis sõnnikut ja mune ja kõik, mis siis kana tagant otsast munakarpi me ei pane, selle me saame viia kas siis põllule või siis peenardesse tagasi. Et siuke täiesti ilus nii-öelda ringmajanduse siis plaan. Ja siin on siis väike näidis sellest, et kuidas ja mismoodi me olemegi kasvatanud ja missugused meie tooted on. Ja oluline on ka see, et kui alustada selle köögiviljaga, et siis see mõte peab olema paigas, et kus seda köögivilja panna, et kas ainult enda jaoks, mis on väga, väga hea ja väga okei, kas sa tahad seda müüa, kellele, kuidas, aga kvaliteetne tooraine on hinnas, nii nagu siin ka kirjas on, ja seda on väga lihtne näha selle pealt, et kui meil käivad ka siis hooajaliselt käivad meil külalised ja nad võtavad sealt oksa pealt selle tomati ja pistavad suhu, see, kuidas see nägu muutub, see on nagu see, mis ütleb sulle kohe ära, et sa teed õiget asja ja tegelikult inimestele meeldib see, nad saavad aru, miks läbi selle tegevuse see on vajalik ja kus see nagu lisandväärtus sinna tuleb. Nii ma vuristasin nüüd kõik ette, et on tekkinud äkki mingeid küsimusi või mõtteid selles suhtes, et meil on siin mõni minut veel aega, et me saaks võib-olla mõne küsimusega. Mul on selline küsimus, kui ma selle papi nüüd panen maha kevadel, panen sinna selle komposti peale, et kui kaua see peab siis olema, kas ma võin sinna juba siis midagi teha? Et kui kevadel panna papp maha ja kompost peale, jah, siis sinna kohe võid külvata. See peenar on kohe valmis. Just. Ja selle mõte ongi see, et kuna see taim hakkab ülevalt poolt allapoole kasvama, siis selle taime juured, mis sa iganes sinna paned, kui ta on madalama, laia juurega, siis need pisikesed juured lõpuks ikka lähevad ja see kompost on väga-väga ilus ja see kompost sööb ise selle papi ära. Et oluline on vaadata, et meie kasutasime niisugust ehituspappi, sest ta oli kohe rullist võtta, aga seda võib täiesti korjatagi pappkaste, korjata sealt küljest ära need kleepsud ja klambrid, eks ole, korjata ja nendest täiesti ära vooderdada, et see ei pea olema, et nüüd ma lähen poest pappi ostma, vaid tegelikult kõigil seda ju tekib ja väga palju. Ja seda saab ka tegelikult ka kauplustest minna küsida, et kuulge, teil on pappkaste, palun, et pange kõrvale, et mul on vaja neid, eks ole.
noh, selles suhtes jällegi, et haiguste ja selle kõige puhul on see, et neid meil liigub niikuinii ja kogu selle komposti idee on see, et kompost ongi väga elus ja tema ise tegeleb paljude asjadega seal mullas juba iseseisvalt. Ja kas see pappkast on tulnud nüüd ühest kohast või on see papp tulnud kuskilt tehasest, ega seal ju tegelikult kindlust niikuinii ei ole, eks ole. Et jah. Just, et sinna kohe selle peenra ümber saab ka kohe panna selle hakkepuidu või võib ka panna täiesti kooremultsi, võib ka panna, tegelikult on ka seda ka põhuga tehtud, et lihtsalt, et see tuleb ära lämmatada, see umbrohi, mis sealt hakkaks üles tulema. Et see on kõige olulisem selle asja juures, et enda tööd säästa. Võib ka teha need vahed mustaks ja kogu aeg rohida ja freesida kõike seda teha, aga see on väga töömahukas pikas plaanis. Meie peenrad on 75 korda 100 meetrit või korda 10 meetrit ja seda on tegelikult mujal maailmas ka uuritud, et kui peenar läheb üle 30 meetri pikaks, siis sinna istutada ja seal rohida, siis kaob motivatsioon ära ennem kui peenra lõpp tuleb, et sellepärast maksab teha natukene lühemaid peenraid ja võib-olla rohkem kui 1 ja 100 meetrise peenra. Ja teine asi, jällegi, kui see peenar läheb pikaks, siis lähevad need katteloorid raskeks, kõik need ju nii-öelda on liidetavad ja endal on nagu keerulisem seda nii-öelda siis sellega toimetada. Jah, kui tuleb sügis, väga hea küsimus, on see, et kõige parem taktika sügisel on see, et lõigata ära sealt pealt siis mis iganes see taim oli, jätta see juur sinna sisse ja sügisel kanda 2 sentimeetrit seda komposti sinna peale. See kompost mõjub sellele peenrale ühteviisi kui nii-öelda väetisena, teistviisi ta on nagu peenrakate, mis jällegi, isegi kui sinna on läinud mingisugune umbrohuseeme, siis see kompost on siuke üsnagi tihe ja ta aitab lämmatada neid asju, ta annab bakteritele seal elu, et kõige parem on jah, sügisel uus kiht komposti peale vedada ja jättagi see peenar sinna. Ja ka laagerdunud sõnnikut võib panna, aga seal ongi jälle, et mis sa sinna järgmine aasta peale tahad siis kasvama panna ja kuidas see seal käitub ja kui palju selles laagerdunud sõnnikus on umbrohtu sees, et see on see kõige keerulisem on see umbrohu koht ikka. Jah, et vasikatallis võib-olla tõesti on seda, eks see on katsetamise küsimus. Meie oleme ka katsetanud ja me oleme pannud sinna seda, kuna meil alguses ei olnud seda kanasõnnikut võtta ja siis me panime sinna ka igasugust ja saime ka rohida. Ja tassisime endale ka umbrohte sisse, mis muidu seal peenardes muidu ei olnud, eks ole. Kas puukoort võib panna? Puukoort võib igale poole panna ja kui me täna räägime sellest, et see vahekäikudes nii-öelda puidu vedamine, et see süsinik hakkab võtma lämmastikku, ehk siis meie toitained peenrast ära, siis teoorias see võib nii olla, aga praktikat seda ei ole näidanud. Kuna selles kompostis on jällegi nii palju elusorganismi, nii palju seda elu sees, siis sealt äärest hakkab ta lagundama ka seda puidukoort või seda haket ja tegelikult nii nagu seda peenart ju tõstad selle kompostiga järjest nii ka, kui see puiduhake seal ära vajub, saab seda sinna juurde panna, aga seda meie oleme tõesti pannud ka seda igale poole, nii et kõik meie peenrad on sellega üle käidud. Välja arvatud siis kasvuhoones, kus meil talvel on kanad ja meil ei ole seda mõtet teha. Just ja seda haket võib ka, kui on väiksemad alad, seda võib ka teha täiesti, et aiast ka siis näiteks muru niitmise järel see muru sinna panna, aga ta peab olema niimoodi, et ta ei läheks mädanema, et ta oleks siuke nii-öelda kuivand, eks ole. Et see bioloogiline materjal võib olla, ta ei pea olema siis see hakkepuit. Meil hakkepuit on lihtsalt kõige kättesaadavam ja kõige nagu lihtsam sinna panna ja ta jätab ka kõige ilusama ja siukse puhtama mulje sinna, eks ole. Ka koorega saab seda teha.
Jah, et meil on palju kanu, meil 1400 kana, kes meil käivad 4 erineva majaga põllu peal. Kanadel kõik, mis mööda maad tuleb, on kiskjate tarbis on elektriaiad ees. Ja seal on 10 000 volti ja see, kes mööda maad tuleb, rebane, see on ääretult ebameeldiv, kui sealt saada. Ma olen ise sealt väga palju voolu saanud ja mulle ka ei meeldi. Ja kullid on niimoodi, et tegelikult see teooria on sedasi, et kui sul on ühel alal palju linde koos, siis kulli on üks ja ta ei taha sinna tulla. Et meil on käinud kull küll, aga kull käis meil näiteks jaanipäeva öösel, siis kui kõik ülejäänud kanad olid juba toas ära, aga oli veel piisavalt valget, paar tükki oli õues, siis ta käis ja võttis sealt ära. Meie aedikanadel on 650 ruutu ja seal sees on 400 kana, keda me pidevalt liigutame. Ja selles aias ma olen vaadanud, et kui see suurus läheb 200 kana kanti, siis ma pean aia väiksemaks tegema. Aga see on jällegi, ja teine asi, kust tuleb kull väga lihtsalt on siis, kui on puude ääres. Et ta saab vahepeal sinna otsa minna, et kui ta on lageda peal, jällegi oluliselt vähem on see oht. Kuskilt tagantpoolt oli veel küsimusi? Külvimasina nimetus on Young Seeder. See on nüüd üks siuke, neid mudelid on hästi erinevaid, et meil ka Eestis müüakse, tegelikult on siuke kõige lihtsam ketaskülvik, kas Transcapital äkki või mis see Nordamus? Kärjesüsteem on Paperpot, et on Paperpot transplanter ja tema on siis tegelikult ongi mõeldud, ta on Jaapanis leiutatud ja ongi rohelise sibula külvamiseks esialgselt välja mõeldud jaapanlaste poolt, aga siis ta on mõeldud nii-öelda köögivilja kasvatajate poolt üle nii-öelda. Aga mina tänan teid, loodan, et ma sain anda edasi seda, kuidas me oleme teinud seda asja. Kui on suurem huvi, siis hooajalt saab ka tulla meie juurde vaatama Tallinna külje alla Kosele, et meie Ahisilla taluaed panna sisse nii Instagrami kui Facebookis, meie kontaktid on sealt leitavad ja meil on täitsa eraldi ka võtame vastu inimesi ja näitame, et see ei ole meil mingisugune super ärisaladus, mida me kellelegi öelda ei tohi, et meie idee on jagada oma teadmisi, mida me oleme ise leidnud, mida me oleme ise saanud ja et oleks need võimalused ka teistele kätte saadavad, nii et aitäh!